Eesti Vabariigi põhiseaduse esimese paragrahvi kohaselt on Eesti iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Demokraatlik mõtteviis eeldab, et kõigil inimestel on õigus ise otsustada endasse puutuvate küsimuste üle. Ent viimasel paarikümnel aastal oleme sellest põhimõttest eemaldunud. Poliitiline võim on kodanikest võõrandunud, sest olulisi poliitilisi otsuseid tehakse väljaspool Eestit ning kui ka Eestis, siis valijatele tundmatutel või arusaamatute motiividel tihti niinimetatud tagatubades. Vastutus on aga hajunud. Näeme üha tugevnemaid püüdeid demokraatia mõiste ümber defineerida, eemaldades selle keskmest rahva enamuse valik. Läänemaailmas on tekkinud uus, pretsedenditult terav poliitiline vastasseis globalistliku ideoloogia ning tõusva rahvusluse vahel. See vastasseis tuleb lahendada rahumeelselt ja reeglite kohaselt, kõigile võrdsete otsustusvõimaluste tagamise kaudu. See vastasseis tuleb lahendada eheda demokraatia mõiste säilitamise, edendamise ja rakendamise kaudu. Rahvale kui kõrgeima riigivõimu kandjale tuleb anda otsesed vahendid poliitiliste otsuste mõjutamiseks ja tegemiseks. See tähendab võimalust rahva algatatud siduvate referendumite korraldamiseks. Kui kogutakse kindel hulk allkirju, Eesti rahvaarvu puhul peaks see olema 20–50 000 mingi eelnõu referendumile panekuks, siis rahvahääletus ka toimub ja selle tulemus on siduv. Tänapäeval kasutatakse referendumi demokraatiat kõige ulatuslikumalt Šveitsis. See on maailma kõige edukamas riigis. See võimalus oli Eesti kodanikel olemas ka meie esimesel iseseisvuse ajal, ent läks kaduma koos Pätsi Laidoneri Rei riigipöördega 1934. aastal. Kuid meie rahvas ei ole haige, nagu kinnitas Päts riigipööret põhjendades, ega ka ebaküps, nagu väidab osa tänapäeva poliitikutest, põhjendades seda, miks rahvale ei tohi vahetut otsustusõigust anda. Põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi, pooldab Ühiskonnauuringute Instituudi analüüsi järgi üle 80% Eesti kodanikest. Teeme oma rahva tahte teoks, anname põhiseaduse esimesele paragrahvile tegeliku sisu ja võtame asjade ajamise meie iseseisvas riigis taas oma kätte. Meie, eestlased, oleme varemgi teinud asju, mis esmapilgul tunduvad võimatud. EKRE eesmärgiks on rahva valitsetud riik.